Kas teadsite, et tänavatants on vallutanud terve Eestimaa? Mina seda küll ei teadnud, kuid mul on plaan täna minna tantsustuudiosse ja end tänavatantsu kursustele kirja panna. Aga ennekõike teen ma juttu tänavatantsu kuninga Joel Juhiga. Tere Joel! Tervist! Tohid sulle külla tulla või? Ikka tohib. Kuule, kuhu sa mind kutsunud oled? Ma saan aru, et koju sa mind ei lase. No selles mõttes, et see on nii-öelda minu väike unistuste tuba. No väga lahe, igal juhul, kui see saade eetrisse läheb, et siis ei või enam seda aastat soovida, on ju, aga noh, tead, kulub pareks. Uus aasta, aitäh. Teatud aastat sellegi poolest. Ja, teile ka. No nii, Joele, tõtt öelda pean sulle ütlema, et guugeldasin su kohta ja no Google on ikka kõik see kõige targem ja seal väidetakse, et 3-aastaselt hakkasid tantsuga tegelema. Ja. Mäletad ka seda aega üldse? No tegelikult tegema seda 3-aastast nagu väga nagu hästi nagu ei mäletad. Ma mäletan nagu mingid nüanssi, et siis kui õde mind kaasa nagu vedas ja pandi mingit muusikasaatel mind mingid liigutusi tegema ja nii edasi on ja siis teine etapp, mis ma mäletan, sellest oli see, kui ma olin Jõgeval oli kunagi Kuntu Eli, kes kunagi tegi nii-öelda seal tüdrukutele, kohalikele tüdrukutele tegi seal kiiremaid tantsuliigutusi ja siis ma sattusin taaskord oma õega sinna nii-öelda tantsutrenni. Aga see oli noorte jaoks oli see üks väga hea koht ja hea võimalus ennast nii-öelda siis oma vaba aega sisustada. Ja nii ma siis õega sain nagu selle, ma arvan, et ma sain õega, aga ma ei ole kindel. Ega seal väga palju nüüd kohti ei olnud, kas Virtus või siis Kultuurimaja, jah? Jah, Virtus ju tegelikult tehti ju täitsa, kui ma nüüd ei eksi, see oli 90-ndate 80-ndate lõpus. Et enne seda ikkagi olid noortekeskused, kultuurimajad on ja kooliaulad, eks ju. Aga jah, selles suhtes küll, et spordijoone sai nii-öelda väga paljudele nagu selleks kohaks, kus nii-öelda siis chillida, hängida, grillida. No nüüdseks oled 28 aastat tegelenud tantsuga. Vanas siis oled? Tegelikult olen 30 aastat, ehk siis ma olen 33, ehk siis ma saan sellel aastal nüüd veebruaris siis 34. Aeg lendab. Aeg väga kiiresti lendab, tean ja omast käest. Sa oled saanud mitmeid selliseid väärikaid autasusid, tunnistusi, sertifikaate. Mis need kõige magusamad paberid su tagataskust välja on võtta? Ma ei teagi, minu arust on nad kõiki nagu hästi nagu magusad, et selles mõttes, et alati on nagu hea öelda, kõige magusam on ikkagi see, et oled ülikooli ära lõpetanud ja et sul on nagu see kõrgharidus nagu käes. Aga ma ei ole kunagi nagu seda paberit või diplomit nagu enda jaoks nagu väga siukseks, ütleme nii, mingi selle kohale ma ei ole enda elus seda tõstnud, et see on lihtsalt mingi etapp, mille sa läbid, sa saad selle kohta nagu kinnitust, jah, et sa oled kõva mees, tegid ära, on ju. Aga tegelikult ikkagi läheb palju korda ikkagi see, et mis mu ümber nagu toimub, et kui palju sellest tegemisest või siis nii-öelda sellest pingutusest nagu saavad nagu teised mingit osa, et tore on ju nagu näha, kui sa teed midagi hästi ja keegi sellest saab nii-öelda sädeme silmeks. Aga jah, et minu jaoks võib olla väga olulist kohta või ütleme siis elu esimese etapi, ütleme siukest, võiks öelda elu esimese etapi kokkuvõtliku poole pealt olulisel kohal on kindlasti Broadwayst saadud nii-öelda siis tunnistus on ju. Et kuna ma seal 2005 aastal käisin ja see oli nagu siuke kogemus, kuna ma läksin sinna põhimõtteliselt niimoodi, et ma ei osanud keelt ega mitte midagi on ju ja suht niimoodi pimesi. Aga kindlasti ka võiks öelda noorsootöös, et noorsootöös on ju mitmetel aastal nii-öelda tunnustatud mind Eestis üheks parimaks noorsootöötajaks nii-öelda, ehk siis ma olen nagu omal alal olen spetsialist ja
ja see on nagu sihuke nagu vahva asi, et noh, ma alati nagu viskan nalja enda üle, et noh, et kui noorsootöös antakse nagu tunnistused välja, et on jälle nagu, et see on nagu kihvt nagu tunnistus, aga tegelikult nagu kellegi ei keela, ma ei saa kedagi keelata või keegi ei keela olla lihtsalt hea inimene, et lihtsalt teha nagu häid inimesi või häid tegemisi inimestele, kes seda vajavad või kes seda soovivad, et selleks ei pea mingit erilist nagu pingutust tegema, et noh, selles suhtes me ju elame ühiskonnas, kus tegelikult me peaksime nagu enda ümber nagu hoolima võimalikult palju nendest inimestest, kes me ümber on ja kellel võib-olla täna ei ole nii palju võimalusi ja nii edasi, et see on nagu minu jaoks alati nagu sihuke koht, mida ma alati enda jaoks nagu paneb mõtlema ja hakkan naerma selle üle võib-olla kohati, noh heas mõttes. No sa oled mitmeid tantsuvõistlusi ju ära ka võitnud. Kas hetkel on ka see võistluse hing veel sees või võitlushimu? Ei ole, pigem on nagu see, et eks need võistlused, noh, kui ma võtan nagu täna on ju, et täna on meil hästi palju igasuguseid battleid ja ise korraldan on ju siukseid väärt asju, et kus noored nii-öelda saaksid tähelepanu ja kus seda nagu hakatakse nagu rohkem võib-olla aktsepteerima kui väärt asja, eks. Sest väga palju nagu tänavatantsus on väga palju siukseid võistluseid, mis ei kanna väga suurt ja olulist väärtust nagu kaasas, sellepärast ta võib olla nagu ühekordne. Aga jah, et meil on nagu võistlusi täna juba, et mis on nagu väga nagu kõvad, et mida vanasti ei olnud, on ju. Et vanasti oli see, et kui sa käisid kuskil Eesti meistrivõistlustel klubitantsus, on ju, ja võitsid selle nagu ära, on ju, et siis oligi nagu see, et see oli nagu väga suur asi. Et need võistlused nagu vanasti, noh, paraku olid nagu sellised, et neid ei olnud nagu väga palju, et see oli väga eriline asi, kui võistlus nagu toimus ja sa said ennast nagu minna näitama, sest enamus aeg ikkagi, kus me nagu tähelepanu oli ikkagi see, kui me lavastasime liikumist nii-öelda artistidel, käisime klubis tantsimas, tegime go-go'd, on ju, mis on jällegi võrrelda sellega, mis see täna on, on ju. Et täna see go-go ei ole kindlasti selline, nagu ta oli vanasti. Et siis oli nagu tantsid nagu rohkem nagu peetud või et isegi võib-olla oli rohkem turvatud. Et nii oli, et selles mõttes, et neid väga palju variante olnud. Eurovisioon on ju, kui tuli, on ju, siis hakkasime Eurovisiooni jaoks tegema asju, siis mingil hetkel tekkisid Eesti meistrivõistlused tänavatantsus, on ju, nii-öelda Battle of the Est, on ju, siis minu korraldatud üritus on ju tuli juurde, ehk siis kõikide püstide tänavatantsuste tiilde peale on ju see Eesti Baltic Session ja need on nii-öelda siis nagu Eesti poole pealt nagu ütleme siis tänavatantsu valdkonnas nagu A ja O, eks. Aga ma käisin ka välismaal sain tulemusi, et noh, ma ütlen, et minu jaoks ei ole see battledamine nagu enam nagu, kas ma ütlen, et see on nagu täiesti teine maailm, et kui minu nagu soov oli ikkagi lapsena saada nagu artistiks, minu soov oli nagu teha midagi nagu väga hästi, et ma saaksin midagi endast nagu maha jätta või et inimesed saaksid hakata rääkima sellest. Et mulle meeldis see tähelepanu, kuna ma lihtsalt lapsena ei saa nii palju võib-olla tähelepanu, siis see oli siuke koht, mis andis nagu võimalus elada kõik need toredad emotsioonid nagu välja ja see oli nagu väga vahva, et inimesed tulid alati ütlesid, tead, üli äge, ma tahaks veel näha, saad aru. Ja see oli nagu hästi nagu lahe ja siuke soe tunne tekkis alati sellest ja siis ma nagu nägingi seda, et see on nagu, et kui ma täna nagu võrdlen, et näiteks ongi, et inimesed nagu kes täna õpivad väga paljud tantsu, kes nagu battlete jaoks teevad, siis nad on nagu teevad sporti. Et seal sa ei näe seda tunnet, ehk siis neil tunne on, aga see tunne, et kui meie tantsime nagu selleks, et inimesed saaksid nagu sellest mingi hea tunde või et sa näed, et keegi hakkab nagu selle tulemusel hakkab naerma või keegi tuleb, küsib pärast su käest autogrammi, siis see oli nagu hea märk, et sa tegid midagi väga hästi. Aga battle'is on nagu see, et kuna see on nagu, ta on nagu sport, see on nagu võitlus, sa nagu ette valmistad, see on hoopis teistmoodi, siis mina nagu vaatan nagu tantsu nagu selle mõttega, või selle pilgu läbi, et kellelegi peab alati midagi korda minema, et see on nagu hästi lahe, et sa lihtsalt ei tee seda lihtsalt nagu niisama, et sellest tekib alati midagi, et sa lood mingi karakteri või mingi liikumise või mingi joone selles, millel on algus ja millel lõpp, on ju. Ja seda ma nagu täna nagu
nii-öelda siis arendan ja üritan nagu seda siis seda oma kogemusi nii-öelda jagada siis noortele ja seda ma teen nagu täna üksiti nii-öelda siis hobi korras ja see on niisugune vahva asi. Tänavatantsu stiile on ju niivõrd erinevaid ja ma tean, et sul on täna plaan mullegi miskit õpetada. Millist stiili sa mulle täna õpetad? Ma ei teagi, ma ei ole veel selle peale mõtlenud. Mõtlesin, et hip-hop on nagu nähtud, on ju. Et võib-olla oleks tore nagu house'i teha või ei teagi, peab vaatama seda osa. Vaatame ära, kuidas mul läks. And have some fun. Dig. Aga Joel, ma tean, et sind iseloomustatakse kui head sõpra, treenerit, et sa olevat väga abivalmis, kuid kas on ka selliseid momente, kus sa oled selline tõre ja ütleme, et sa ei taha mitte ühtegi inimest näha? Ma ei saa öelda, et mul oleks nagu selliseid momente, et me tahaks mitte ühtegi inimest näha. Noh, eks ikka inimestel on see moment, et kus nad tahavad üksi olla, aga mulle käib jubedalt ütleme pinda sõna otseses mõttes siuke ülekohtu tegemine või inimesed tahavad väga tihti ennast näidata ennast ülikõvana, aga nad ei ole ise selleks mitte midagi teinud või siuke vuhveldamine käib. Et mulle ei meeldi siuke vuhveldamine ja mul sõbrad ikka vahest tihti ütlevad, et ma olen siuke nagu tahan kohati siuke maailma parandaja olla, on ju. Eks ma selle poolest ka oma vitsad nagu ja löögid nagu kätte saan. Aga ma ei tea, ma nagu ei suuda nagu sihukeste kohtade pealt nagu valetada või ma ei suuda nagu, mina arvan, et see on minu üks kõige sihuke halvem omadus, et ma ei suuda varjata, et kui keegi tahab mu käest nagu midagi teada, siis ta saab selle ikkagi täiel rinnal teada. Et selles mõttes ma olen otsekohane, ma ütlen oma arvamuse väga tihti ütlen välja. Võib-olla kohati mõned ütlevad, et võiks jätta nagu ütlemata, on ju. Aga seda ma ei oska teha, et ütleme nii, et kui ma õpetan või ma tegelen inimestega, siis minu jaoks inimesed ei ole asjad, et mida sa ühel hetkel võtad ja siis teisel hetkel jälle lihtsalt viskad ära, on ju. Et see on sihuke asi, et inimestel peab andma nagu võimalusi ja peab nii-öelda olema hoolikad nii-öelda üksteise suhtes ja nende inimeste suhtes, kellega sa siis midagi teed. Täitsa õiguse. Kas sa oled oma tuntust ära ka kuidagi kasutanud? Heas mõttes? Jah, sest et müügitöö ju eeldab ikkagi nagu mingis mõttes oma osavust või oma oskust. Penni, tule siia. Sa siin köhid ja ähid. et see ikkagi eeldab seda, et kui sa ikkagi teed nagu aastaid teed nagu tööd, on ju, ja sa oled ikkagi midagi ära teinud, siis on ju müügitöös on nagu hea öelda, et aga näete, et siin on asjad, mis ma olen teinud, et kuidas teile tundub. Ja siis nagu on seda võimalus ikkagi nagu müügitöös või ütleme siis enda nii-öelda äranägemise järgi ikkagi nagu asju nagu paremaks saada. Et ikkagi ma arvan, et kõik inimesed, kes meil siin Eestis on vähegi tuntud, kõik nad kasutavad seda võimalust ära, sest et Eestis on ju seda ime hea teha, Eesti on ju nii väike. Et kui sa elaksid kuskil New Yorgis on ja siin nagu kõik teaksid, see oleks nagu päris super. Et et sa saad ju seda ikkagi ära kasutada nii finantsilises mõttes kui üldse. Et nii nagu on. No kõik me teame, et tantsida sa oskad Eestimaale kõige paremini, kuid tegelikult väga paljud televaatajad ei tea, et sul on ka maailma kõige ilusam lauluhääl. Sa mäletad, kui me olime väiksed ja koos käisime eratunde võtmas laulmises? Kuidas sul laulmisega lood on? Selles mõttes, et ma ei tahaks kunagi öelda, et ma olen maailma kõige parem tantsija või ma võiksin öelda, et ma olen olnud tantsija, kes on valmistanud väga paljudele tantsijatele peavalu.
lihtsalt oskus ja teave, mis ma olen nagu tööd teinud ja ma teen seda tööd nagu edasi, ehk siis analüüsin, otsin infot, lähen aastatest tagasi, on ju, otsin seoseid, eks. Et kindlasti on, nagu öeldakse, et alati on keegi sinust parem, et ei tasu nagu selles väikses Eestis isegi siis, kui sa nagu midagi ära teed suurt, et ei tasu nagu väga ülbeks nagu minna. Et pigem ikkagi olla nagu väärikas, olla rõõmus, anda ikkagi teistele võimalust nagu ikkagi särada, et mitte nii, et on mina olen kõige kõvem ja teised ei ole midagi, et see mulle nagu ei sobi. Kuidas selle laulmisega ikkagi on? Ja mul tuleb alati laulmisega meelde õpetaja Malle Vadi Jõgevalt, kes oli nii-öelda meie siuke vedaja, kes vedas nii-öelda meid esimesele laulumajja võistlusele ja siukestele toredatele lauluvõistlustele, et siis, kui kunagi laulumajja ära võitsin, et see oli väga siuke nagu tore, nagu ütleme, noorele poisile oli see väga tore nagu kogemuseks. Ise muidugi millestki aru ei saanud, et see võit tuligi, et ma võitsin ära, et ma mäletan isegi seda emotsiooni, et see oli Võru Kubjase laval ja see oli nii, et Eve Viilup oli seal ja Eve Viilupi tütar oli see, kes tõi enne neid poolfinaale, tõi mulle võistluse ajal korvi sees maasikaid ja siis mäletan, kui see finaalipäev oli siis seal Võru Kubjasel just ehitati seda Võru Kubjast nagu külje pealt, seal olid mingid roostest torud ja mul oli muidugi vaja sinna sisse minna. Ja siis ma tulin oma riietega välja, ma olin hästi must ja siis ma sain ema käest riielda ja siis kuskilt sebiti mulle need riided. Õnneks mul ei olnud esinemisriided seljas. Et ma mäletan, et Jõgeval oli kunagi Karu Tiia, kes tegi need esinemiskostüümid ja käsitsi kõik vorpist, et ette oli kirjutatud Joel ja siis siuke hästi huvitav. Ja siis, kui see võit oli, siis ma olin nagu, ma võitsin või? No tore, Et ega ma nagu ise tegelikult ei saanud aru, et mis selle toimunud, eks. Aga jah, et eks ma ikka vahest nagu, et just selle, vabandust, Malle Vadiga seoses mul tuli lihtsalt meelde see, et mida ma tahtsingi öelda, et ta oli inimene, kes väga tõsimeelselt uskus, et must tuleb laulja. Et enne kui ta ära suri, siis mul oli sünnipäev, ma mäletan, kas oli 15, kui ma sain 15 aastaseks, ta oli nagu koolis siuke ainukene inimene, kes põhimõtteliselt, kuna ma koolis olin siuke paharet, siis tema oli see inimene, kelle juurde ma alati jooksin, kui midagi oli, ja tema oli see, kes nii-öelda hoolitses mu eest ja motiveeris, et ma ikkagi nagu koolis käiksin, ja tema ütles mulle seda, et Joel, et mul on sulle kingitus, ja siis ta kinkis mulle, mäletan, värvilise selle taskulambi, kus tuled eest käisid ära ja ma olin ilgelt ägevad, ikka siuke show-värk, saad värve vahetada ja väiksele poisile suur asi ja siis oli seal kaart. Ja ma leidsin selle kaardi üles 3 aastat hiljem, siis pärast tema nii-öelda seda surma. Ja siis mul tuli meelde, et ma tean, et ta kunagi kirjutas mulle ja siis mul tuli meelde see, kus ta kirjutas, et Joel, et lava on sinu jaoks, et sa oled mõeldud lavale. Ja ma võtsin seda nii tõsiselt, et siis ma lihtsalt juhuslikult, ma ei tea, kas Lauri Laagusega või kellegiga, ma olin stuudios, ma tegin sellel hetkel, kui ma ei eksi, siis Hoveri-Coverile või Flame'il oli kunagi bänd, tegin mingit koreograafiat ja olime stuudios ja tekkis siuke paus ja ma ütlesin, et davai, et teeme loo, teeme laulu. Ja nüüd kõik hakkasid naerma, mis laulu. Ma ütlesin, ma kunagi laulsin, et ei tea lihtsalt, et davai, teeme laulu. Ma kirjutan tunni ajaga sõnad valmis ja davai, läks. Et sa teed mingi rütm, võtab mingi biidi ja ongi. Ja siis juhtus siuke naljakas asi, et Auris Rätsep, kes korraldas sellel aastal Eesti muusikaauhinda seda jagamist. Või seda kuldplaati oli see, jah? Vabandust, muusika. Ja helistab, et kuule Joel, et meil oleks vaja, et tuleks teeks mingi tantsushow. Kuule Tauris, aga kuule, ma sain üks lugu valmis just, et ma saadan sulle, et äkki tulen siis kogus looga, terve kogu kontseptsiooniga. Saatsin talle loo, ja põhimõtteliselt nädal aega hiljem oli juba kuldplaadi esitlusel koos looga. Ja see peaks olema isegi YouTube'is kuskil olemas, et kunagi Auris saatis mulle. Ja lihtsalt siuksed asjad on nagu tekkinud, ja samamoodi nüüd sellel aastal, ehk siis nüüd 2014 avastasin eestikeelse räppi, mille ma laulsin sisse Egiptusel 2008.
ja siis mõtlesin, et okei, et jumala okei lugu on, onju. Et ma võtan loo, onju, ja siis panen oma mingi Ukrainast tehtud videoga kokku, et jube hästi läks teema nagu kokku, et see video oli tehtud veel päev enne, kui see Ukraina sõda hakkas. Ja siis panin kokku, onju. Ja nüüd Eesti Esitajaliit kirjutas mulle siin 2 aastat tagasi, et kuulge, et ma tahaks võtta teie video, et panna selle nii-öelda siis Eesti muusikaauhindade jagamise 2015, et kes režissöör on ja mõtlesin, et mina on. Et siuksed kõik siuksed hästi naljakad momendid, et mu elus on jah hästi palju nagu tekkinud siuksed, ma ei tea, siukseid olukordi, mida ma ei ole nagu ette kavatsenud või lihtsalt need asjad on nagu tulnud, onju. Aga jah, et ei, selles mõttes, et eks ma ikka nalja teen ja kui vaja laulda, siis laulan ka. See üks väike sõna meid alati lähendab, sest street teab, mis street tähendab. Ole vait ja kuula, mida homme mäletad, street on nagu perekond alati lähedal. Maailm, kus elan, on kadunud viha, kuigi midagi pole enam teha ära. Street on perekond, mis teeb ära. Andke mulle maik, et öelda teile seda. Maailm, kus elan, on kadunud viha, kuigi midagi pole enam teha ära. Street on perekond, mis teeb ära. Andke mulle maik, et öelda teile seda. Aga ütle, et kui sa siin tantsutrenne teed ja korraldad, et tegelikult, olgem ausad, see kurnab nii vaimselt kui ka füüsiliselt, siis aga kuidas sina lõõgastud? No ma tean, sa hiljuti käisid ju Dubais. Just, et mul need reisid, mul ei ole iga aasta, ma ei käi nagu iga aastal reisil, et ma isegi ei tea, miks, et kas siis sellel põhjusel, et ma olen nii nagu fookus, et ma nagu võtan mingi asja ette ja ma ennem ei lase oma lauku sisse, kui mul on tulemus käes. Ja vahest need tsüklid lähevad päris pikaks, et see, ütleme, viimane reis, kus ma nagu reisisin, oli 2012, onju, et 2 aastat ma põhimõtteliselt puhanud ei olnud, onju, ja siis ma läksin nii-öelda, ma ei saa öelda niimoodi, ma puhanud ei olnud. Mu töö ongi puhkus, ühesõnaga, et hobi ja töö on ju koos, eks ju. Ja et siis ma läksingi nii-öelda siis nädalaks ajaks esimest korda nagu Dubaisse ja see oli nagu siuke, ütleme nii, et minu jaoks siuke pärast seda suurt tänavatantsufestivali Baltic Sessionit üks põhimõtteliselt oli nii, et ma ei jaksanud enam kokkuvõtet teha ja ma olin nagu läbi, ma olin sellel aastal, ehk siis 2004 ma olin täiesti out, ma olin nagu nii out, et ma pole kunagi nii läbi olnud festivali korraldamisest. Ja ma alati iga kord küsin, et miks ma seda teen, onju. Ja siis ma ikka jälle nagu teen, onju. Siis tegingi selle sutsaka nagu nädala selle puhkuse nagu vahele. Ja sa peatusid ühes kõrges hoones, räägi, kui kõrge see oli. Ehk siis Dubais kõige kõrgem nii-öelda siis torn on Burj Khalifa ehk siis 550 meetrit ja põhimõtteliselt, kui sa seal üleval oled, siis ja kui sa seisma oled, siis põhimõtteliselt see liigub nagu meeter. Ehk siis see ülemine torn oli avatud alles kuu aega, sest et vanasti lasti 420 meetri peale. Mul on su jutust juba ärevus sees. Jah, ei, see on siuke päris siuke, kes kõrgust nagu kardab, siis nendele ma ei soovita nagu nii kõrgele minna. Et siis seal on ikkagi nagu rõhuvahed on juba tunda ja üleval ikkagi see meeter on nagu siuke päris huvitav, et sa nagu vaikselt seal hõljud niimoodi käid. Et midagi õudset nagu selles mõttes ei ole, et see on nagu hästi turvaline ja kõik on nagu okei. Ja mis võib-olla Dubai poole pealt, mis oli nagu veel hästi lahe, oli see, et mu unistus oli delfiinidega sõita ja siis esimest korda nii-öelda ma sain selle toreda tegemise nagu tehtud, onju. Et siuke toredad loomad. Et hästi hea nagu mälestus, et ma alati nagu võtan seda, et kui mõni inimene läheb nädalavahetusel, läheb nagu nii-öelda sõna otseses mõttes jooma, onju, siis see on nagu asi, mis nagu jää meelde, sellepärast, et inimesel on järgmine päev blackout, onju. Aga delfiini kujudes see on nagu siuke tore asi, et see jääb nagu meelde ja see jääb eluks ajaks ja ma alati nagu väärtustan nagu siukseid väärtusi, mida saab nagu elus kanda nagu tulevastele põlvedele nagu edasi, et sa saad rääkida, sul on see kogemus olemas. Ja mis oli muidugi veel hästi vahva, oli see kõrbes sõit. Siuke ekskursioon oli ja seal nendes kõige kõrgemates tippudes ja see oli ikka nii ekstreemne, et üks naine oli lausa niimoodi, et seal oli mingi koht, kus mingi auk vist, mida nagu see autojuht ei näinud
ja nii kõva pauguga panin sealt läbi, et need amordid lõid kokku ja siis see naine karjus seal taga niimoodi, et see oli mingi kohalik, on ju. Ja tal telefon kukkus lausa käest ära ja niimoodi, et me jäime kuskile, põhimõtteliselt kuidagi ette, et sa oled keset kõrbe, mitte midagi ei ole, sul on ainult nagu niimoodi on mäed, on ju, ja siis sa oled kuskil ühe mäe tipu otsas, siis sealt seal seisad, on ju, ja siis lihtsalt ootad, kuna lihtsalt üks naine saaks ennast nagu jonksu, sest et ta sai nii kõva põrutuse, et nagu kaelast käis läbi, on ju, et täitsa nagu ma täitsa mõtlesin, et vaesekene nüüd on, kukub ära pea otsast, vaata. Ja siis samal ajal, kui me seal seisme, see oli hästi huvitav, üks kohalik mingi vend on ja sõitis oma mingi ATV-ga, on ju, ja tal oli kotkas, on ju, oli käe peal ja siis me saime selle kotkaga pilti teha, et see oli nagu päris siuke nagu äge. Ja tõesti nagu kuskil nowhere mingi vend, mingi kotkaga, on ju. Eks ta seal arvatavasti turistide jaoks oli nagu, siuke nagu atraktsioon on jälle. Väga tore. No ja lõpetuseks ütle, et mida sa sellelt uuelt 2015. aastalt soovid? Oled mingeid lubadusi ka endale teinud, millega peaksid hakkama saama? Selles mõttes, et mul on alati nagu uus aasta on alati nagu midagi nagu teistmoodi, et see aasta ütleme niimoodi, et ma olen võtnud eesmärgiks omal ikkagi Tartu maratoni esimest kord läbi teha ja ma olen päris kõva ettevalmistuse juba saanud tänu ühele heale sõbrale Aivarile, et kes vedas mind Lapimaale nii-öelda suusatama ja olen päris kõva sammu omal teinud, et kuna pärast seda, kui ma põlvega, mul see õnnetus oli kunagi, et pärast seda mul nagu kõik asjad nagu nii-öelda, ma ei saa öelda, et enesehinnang mul all läks, aga ütleme, mu enesetunne nagu ei olnud nagu okei. Ja tänu nagu võiks öelda, et tänu tema siukse restardile olen ma saanud nagu restardi teha nagu kõikidel asjadel oma nagu siukses nii-öelda spordis ja mu enesetunne nagu paremaks läinud, et see on kindlasti suur aitäh talle, et vähe on nagu selliseid inimesi, kes ise nagu suures eas on, sa oled 40 on ju, ja et sa nagu pushid nagu edasi minna ja oled elurõõmus ja oled positiivne, hoiad kõik siuksed küüned enda poole, inimesed hoiad endast eemale, et see on nagu hästi vahva. Ja tänu teemale jah, on mul siuke suusa siuke maik on suhu tulnud ja nüüd laupäeval juba lähen siis suusahulludele esimest korda 30 kilomeetrit sõitma. Vau, igatahes hoian sulle pöialt ja väga tänan, et sa mind siia oma rančosse kutsusid. Ja mida ma sulle soovin? Õnne, armastust ja hästi palju seiklusi. Jah, seda on vaja.